algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagil. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algamas on Eestimaa populaarseim tutvumissaade. Mängureeglid on lihtsad. Meil on täna siin 3 tüdrukut ja 1 poiss. Ja 3 salapärast ümbriku, milles on romantiline õhtusöök, mõnus nädalavahetus spaas või siis unelmate reis soojale maale. Kuri njau, minagi tahaks sinna minna. Aga tüdrukud on teie ees. Neiu number 1 on personalijuhi abi Tallinnast, kes vabal ajal teeb kõvasti trenni. Boksib, käib jooksmas ja kui aega üle jääb, veedab selle sõpradega. End iseloomustab sõnadega. Jutukas, julge, kiirreageerija. Neiu number 2 on samuti pealinnast. Tema õpib massaažikoolis ja töötab assistendina tervisetoodete firmas. Aktiivse ellusuhtumisega inimesena teeb ta trenni, käib tantsimas, mängib kitarri, laulab, näitleb, kokkab ja armastab väga reisida. Enda sõnul on ta avatud kõigele uuele ja ei jäta elus midagi proovimata. Neiu number 3 omandab Tallinna Tehnikaülikoolis teadmisi tehnomaterjalidest ja turundusest. Ta on ühtlasi üliõpilasesinduse kultuurivaldkonna juht. Peale kooli käib tantsugeenis tantsimas ja end iseloomustab sõnadega. Abivalmis, aga otsustusvõimetu. Tere õhtust, tüdrukud! Nii vaiksed! Pidu! Kohe pääsete ju reisile, restorani või spaasse. Aga otse loomulikult. Kas see ei eruta teid? Okei, mut kahjuks enne, kui see üllatus teatavaks tehakse, tuleb meil teie vahele seil tõmmata ja kutsutab stuudiosse noormees. Ja nüüd kutsume stuudiosse meie tänaõhtuse noormehe. Madi! Selline tagasihoidlik noormees, istu palun. Nonii. Meie tänase saate noormees on samuti pealinna poiss. Elatis teenib klienditeenindajana ja vaba aja pühendab sõpradele, kellega koos on tore kas või niisama linnas hulkuda ja üksteisele oma mured usaldada. Reisida meeldib talle ka. Eriti südamelähedaseks peab Inglismaad. Tere, Madis! Tervist! Milline on meeleolu? Natukene aukartust täis. Ma näen, et su käed värisevad natuke, õud ka väriseb. Ei ole mõtet. Ma olen neid tüdrukud juba näinud ja nad on täiesti vahvad. Tüdrukud ei lobise seal. Teie aeg tuleb veel. Kõik on kaunid, tegelevad väga põnevate asjadega. Ja nüüd jääb sul vaid küsida mõned küsimused neilt ja siis hääle põhjal ja vastuste põhjal teha oma valik. Jah. Alustame ja ütle kindlasti ka, millises järjekorras sa sooviksid, et tüdrukud vastavad. Ja. Küsimus on neiule number 3. Oled nähtamatu. Mis nurjatusi korda saadaksid? Milliseid nurjatusi? Mõtle nüüd loogiliselt natukene. Sa oled nähtamatu ja sa võiksid teha ükskõik mida. Mida sa teeksid? Kas sa hiiliksid oma parima sõbranna magamistuppa? Okei. Ma arvan, et ma läheks oma lemmikmehe juurde ja siis vaataks, millega ta õhtuti tegeleb. Millega ta tegeleb siis, kui sind kohal ei ole? Jah. Oi, kas sa kahtlustad midagi? Ei, aga on huvitav teada, mida ta seal õhtuti teeb. Nokib nina. Teeb veel selliseid huvitavaid asju, mida ta tavaliselt sinu ees võib-olla teha ei julgeks. Ma arvan küll, jah. See on hirmu äratav. Karlas on hirmu äratav. Nii,
Kes nüüd vastab? neiu number 1. Kui mina oleks nähtamatu. Tegelikult ma eelmine nädalavahetus meil stiilipidu, siis ma olin nähtamatu. Aga kui ma oleks nähtamatu, siis ma võib-olla läheks kuhugi ettevõttesse, kus on mingid hullud saladused, ärisaladused ja ma varastaksin neist ühe ja siis ma saaks rikkaks. Issand jumal, see on täiesti kohutav. Aga sa oled hulljulge, see on hea. See on hea märk. ja neiu number 2. No ma paneksin arvatavasti oma lemmikmuusika väga kõvasti peale ja tantsiksin nii kõvasti, ütleme niimoodi, et mitte päris alasti pesuväel, aga selliselt mõnusalt nagu homset ei tulekski. Aga miks sa saad seda teha ainult nähtamatuna? Sa saaksid seda teha kogu aeg. No tegelikult ma alguses mõtlesin, et see on see, et kui tema on nagu nähtamatu, et siis mis nurjatusi nagu sina teeksid? Ei, aga mis nurjatusi sina teeksid, kui sina oled nähtamatu? Läheksid võib-olla alasti tänavale tantsima hoopis? Ka võimalus. Nii. Rahva vahel puigeldes salamisi, itsitades seal. Just, ja inimesi tõugates ja jalga Näiteks, taha pannes. Kellegi selja taga mingisuguseid siivutuid tantsuliigutusi tehes. Okei, küsimus number 2. neiu number 1. Oleme reisil ja peatume hotellis ning paneksin selga kassikostüümi, viskaksin 4 käpukile ja nurruksin. Siis kuidas reageeriksid? Kuidas reageeriksin? Ma otsiks ka kassikostüümi ja paneks ka selga ja hakkaks ka nurma. Aga kus sa võtad? Te jõudsite just hotelli, tal oli kassikostüüm juba kohvris kaasas. Sul ei ole ju seda. Mis sa teeksid? Ma teeksin, ma paneks rihma otsa ja Läheks õue jalutama. Ei, no tegelikult selles mõttes, et ma arvan, see oleks päris huvitav kogemus. Ma sellist asja enne juhtunud ei ole, et kassikostüümis omada meest, no why not? Ja ma arvan, Noorves võib-olla mõtles, et kuidas sa reageeriksid sellise üllatuse peale. Kas see šokeeriks sind või pigem rõõmustaks? Ei, minu meelest põnev ongi, nagu mul veidavadki teistsugused inimesed, et ma võib-olla paneks ka, otsiks oma kohvrist. Sa paned lina ümber ja teeksid võib-olla midagi. Jah, ma otsin, täpselt, ma paneks ka mingi kostüümi selga ja läheks ka, teeks nalja siis nagu, et kohalikke veits šokeerida. Kuulud eurooplased tööd. neiu number 2. Ma arvan, et ma pikalt seal šokeeritud ei oleks, ma viskaks ka 4 käpukile ja laseks ühe siukse tugeva hundi ulu. Kui lahe. Ja siis teid visatakse hotellist välja. Ja siis lähme otsime uue hotelli, sellega ei ole probleemi. Õige suhtumine. Ja neiu number 3. Ma arvaks, et ma oleks üllatunud, aga ütleks, et läheme välja, et ma tahaksin kõigile näidata. Ja sa oleksid positiivselt üllatunud? Jaa. Väga armas. Miks just kassikostüümi? Miks mitte koera või karu mõmmi või? Mis see kass erutab siin? Kassid on väga... Seksikad loomad. Võib ka nii öelda. Intelligentsed. Ja poiss, kes siinpool, intelligentsed. Ja see poiss, kes siinpool on ka väga nurr-murre. Aitäh. Mina võtaksin tema. Neiu number 2. Kuidas käitud, kui saad teada, et su kaaslane sind petnud? Mind petnud on. Esiteks ma tahaks selle inimesega tutvuda selles suhtes, et mida ta oli temal nagu rohkem pakkuda kui minul. Aga selles suhtes ju siis mina tegin midagi valesti, et kui kellegi teise juurde pidi minema. Aga ma usun, et sellist asja ei peaks ette nagu tulema, et ma suudan kõik niivõrd ära rahuldada, et ei ole vaja kellegi teise juurde minna. Midagi muud otsima. Aga sa tahaksid tutvuda selle inimesega, kellega sind peteti? Miks mitte? Äkki mul oleks talle midagi vürtsikat öelda või? Anna talle peksa. Okei. Neiu number 1. Mida ma teeksin, kui mind oleks petetud? Ma ei tea, mul pole kunagi nagu vähem minu teada, mind pole kunagi petetud, aga ma arvan, et ma vajaks selga oma kõige parema kleidi.
siis ütleks oma kaaslasele, et ma tulen tagasi, olgu asjad kohvris ja mina lähen välja. Ehk siis minek. Aga kui ta elab meesterahva juures? Ta elab meesterahva juures. Ma mõtlen neiu, et elab meesterahva juures. Oota, ma ei saa nüüd mitte midagi. Et nagu neiu peaks välja kolima ja Ja loomulikult. Olgu. Aga siis ei ole midagi, siis... Kassi kostüüm selga välja. Aga ma selles suhtes, et ma ütleks ikkagi, et ma paneks ikkagi enda kõige parema kleidi selga. Ei, tead paneks pesu selga, pesuväel. Oma uue punase pesuväel näiteks oletame. Ma siis pakiks oma kohvrid kokku, siis paneks selga oma kõige ilusama kleidi ja siis ma ütleks takso tuleb hommikul järgi, et ära nüüd siis hoiam kohvrid hästi. Väga arva. Meie neiu number 3. Teeksin hästi suure skandaali, et sa ikka mäletaksid mind ja siis läheks minema. Milline see suur skandaal välja näeb? Peksaksid kõik segamini? Kindlasti ja ütleks mõned ilusad sõnad talle ja läheks no näiteks, lase paar krõbedamat sõna käiku. Nüüd sa oled hästi vihane, sind on petetud ja sa nüüd ütled seda, mida sa mõtled tegelikult. Kuna ma praegu vihane ei ole, siis mul ei tule kohe sellised sõnad välja. Nii. Aga ma arvan, et ma ütleks, et ta on kindlasti lits mees. Ja hull seelikukütt, et ta ei suuda minu juures olla ja läheb teiste juurde. Okei, aga see sind ei huvita, et mis oli sinus nagu valesti? Ei, ma arvan, et mehes on midagi valesti, kui ta minu juurest ära läheb. Yes. Mehed on alati süüdi. Õige. Kas sa oled rahul? Ma sain väga palju selliseid vastuseid, mida ma ei oleks uskunud, et ma saan. Ehk siis ootamatu. Jah. Aga kas see tuli nagu kõigilt mängijatelt või oli mõni selline kohe päris eriline? Mõnelt. Või hirmuäratav lausa suisa? Mõnelt neilt oli sellise natuke tagasihoidlikumaid vastuseid, aga üks kindel neiu vastas päris krõbedalt mõnele küsimusele. Okei, aga panid tähele, nad kõik naersid ja nad olid rõõmsas meeleolus. Ehk siis see oli natukene ikkagi huumoriga öeldud, et ma ei usu, et keegi sulle päris kire peale annaks või su maha lööks. Ma väga loodan. Ma loodan ka. Siis muidu tuleb kassi kostüümi selga panna ja puu alla minna elama. Miks teil on see kassi kostüümi? Aga tüdrukud, tähelepanu. Küsimused on kõik. Jah. Lisaküsimusi ei ole? Ei. Tüdrukud, võtke nüüd kätte ümbrikud ja olge stardivalmis, sellepärast et noormees siin natukene veel mõtleb. Aga oled sa oma otsuse teinud? Jah. Oled? Jah. Ja see tähelepanuväärne number on? Number 2. Number 2. Aga enne kui sa näed oma välja valitud, kes võib-olla muudab terve sinu elu, pead sa siiski kohtuma ka nende teiste nurjatute tütarlastega. Ehk siis number 2 sa valisid, keda sa sooviksid nüüd kõigepealt näha? Number 3. Number 3. Number 3, tule siia ja Madis tõuseb püsti. Oi armas. Sinule ei olnud see kiisukostüüm? Ei. Okei. Ja nüüd on nutukoht. Palun väga. Ei ole hullu. Ei ole hullu. Ei ole hullu. Aga mis tunne sul on? Kurb, aga ei ole hullu. Lähen ise. Selge. Väga tore. Aga aitäh sulle. Nägemist. Nägemist. Nii, ja nüüd jäi vist neiu number 1. No vaatame, kuhu me oleks siis läinud. Võru jääb ka. Tamula hotelli romantikapakett. No mida kõike te seal teinud oleks? Täpselt, aga ei ole midagi. Number 2 on ka hea. Okei. Okei, ja number 2
tule hästi seina lähedale ja sina, Madis, ka siia hästi lähedale, ei piilu. Ja nüüd on käes see hetk, kui see sein läheb teie vahelt minema ja sa näed võib-olla oma tulevast naist. Milline kaunikar. Kuulge. Nii. Aitab. Tee lahti Hendrik. Nii, ja kus me lähme? Ja lähete romantilisele õhtusöögile Argentiina restorani. No nii, Mati. Vähemalt ei ole vaja kaugele minna, aga mina ütlen, mina jäin enda valikuga väga rahul. Jäi, tütarlaps on imekaunis. Kas sina olid see Kiisu või? Jaa. Issand, sa võtsid tõesti parima. Aga palun, emmelge, kallistage, musitage. Kas ma võin ka teid kallistada? Aga meie jätkime peale pausi. Olge meiega. Tere tulemast tagasi. Meie hoogne tutvumismäng jätkub. Ja meie tänased võistlejad on teie ees. Noormees number 1 on tuletõrjuja Tallinnast, kes vabal ajal hoiab end vormis jalgpalli ja võrkpalli mängides. Enda kohta ütleb, et amet nõuab julgust ja muidu on ka avatud inimene, kellele meeldib suhelda ja kes ei suuda paigal püsida. Noormees number 2 on telemarketer Tallinnast, kes oma vaba aja pühendab jalgpallile. Muusikat kuulab palju ja erinevat ning vahel käib tantsimas. Enda kohta ütleb, et on hea huumorimeelega egoist ehk lihtsamalt kõige lahedam inimene. Noormees number 3 õpib Tallinnas restorani juhiks. Endise kunstikooli õpilasena haarab vabal ajal ikka söe kätte ja maalib mõtted paberile. Oma tulevikku näeb ta aga mõnes teises riigis. Peab ju proovima, kas saad hakkama või ei. Tere õhtust, kompekid! Tere! Just nii. Kas olete saateks valmis? Ikka, muidugi. Yes. Sind ma isegi tunnen. Ma nägin sind ühes paaris. Sa olid väga šarmant. Täitsa võimalik. Sa ei mäletagi mind. Et ei tule ette praegu, jah. Aga mina ei ole täna see, keda te valima peate, vaid hoopis see kaunis neiu, kes siia kohe-kohe saabub. Aga kahjuks tuleb meil sein vahele tõmmata, sest te saate vastata ainult tema küsimustele ja võluda teda oma häälega. Paluks sein ette. Ja nüüd kutsume sisse meie tänase õhtu neiu, Kaisa. Meie tänase saate neiu on klienditeenindaja Tartust, kes vabal ajal mängib meelsasti võrkpalli, reisib ja maalib. Inimese juures peab ta väga oluliseks kahte omadust. Kui tahad olla tema sõber, pead olema mõistev ja lahke. Tere õhtust, Kaisa. Tervist. Kas sa oled valmis? Jaa. Küsimused on valmis? On. Ma loodan, et on põnevad küsimused. Ma arvan, et on. Sest noormehed olid väga šarmaansed. See on hea. Aga alustame, mis siin ikka passida. Sinu esimene küsimus ja ütle kindlasti, keda sa sooviksid, kes vastaks esimesena? Jaa. Esimene küsimus. Millal sa viimati nutsid ja miks? Vastab noormees number 3. Viimati nutsin. See on väga hea küsimus. Tavaliselt ma nutan üpriski harva, aga viimati nutsin. Ma arvan, et see võis olla paar aastat tagasi kellegi surma puhul, aga üldiselt ja pigem positiivne inimene ja nutma ei kipu. Viimati nutsid 2
aastat tagasi. Pigem küll jaa, sest ma väga ei nuta, ma olen tähele pannud tõesti. Sa oled ainulaadne inimene. Ma ei ole... Mehed tavaliselt ei nutagi ju või vähemalt väidavad, et ei nuta. Okei, õnnelik miks. Okei. Ja noormees number 2. Täpselt nüüd ei mäleta, aga eks väga pikka aega võib-olla sellest möödas polegi, et mõni ilus hetk ehk on pisara silma toonud. Kas kui sa vaatad mõnda imeilusat filmi, romantilist? Jah, just. Ma arvasin. Nii, siis sa võid hakata nutma. Võib-olla loed raamatut, kui loed raamatut. Raamatu peale nutma pole hakanud. Mitte kunagi. Ei. Okei. Ja noormees number 1? No ma täpselt ei oska ka öelda, palju sellest möödas on, aga aeg-ajalt ikka mõni kurvem moment mõnes filmis võib-olla toob väikse pisara silma. Aga otseselt sedasi lahinal nutmist mul tihti ette ei tule. Aga sibulat lõigates, kas sa süüa armastad teha? Ja süüa teen ka ikka aeg-ajalt, aga sibul toob alati pisara silma. No nii, seda ma arvasingi. Number 2 küsimus. Küsimus number 2. Oleme romantilisel õhtusöögil meeldivas restoranis ja arvet tasudes avastad, et sul pole kaardi peal raha ja sularaha ka ei ole. Kuidas käitud? Vastab noormees number 2. Eks siis tuleb mõnele heale sõbrale võib-olla kõne ja abi paluda. Aga neiu käest sa nagu väikest vippi, väikest laenu ei küsi? Esimese kohtingu puhul üldiselt nii päris küll mitte, et siis tuleks see juba ennem kohtingut kokku leppida mingisugune maksmisviis, aga üldiselt ikkagi esimesel kohtingul tasub mees. Ongi nii ja ülejäänud kohtingud siis tasub? No siis läheb juba pooleks või? No see sõltub vastavalt olukorrale. Kas on romantikat või mitte? Kui ei ole, siis maksate pooleks. Kui on, siis maksab mees. Nii lihtne see ongi. Siis tuleb romantikat hoida. Ja. Okei. Kes järgmine oli? Kes vastab? Noormees number 3. Nii, ma arvan, et kõike võib juhtuda ja ka rahakoti mahajäämine on inimlik, nii et ma pigem küll küsiksin, et vabandage, et nüüd käsi juhtus ja esimesel võimalusel siis tasun. Annan tagasi raha ja siis vabandage, sa veel teietad neiut sel ajal. Ei ole vaja teietada. Aga kas sa kööki nõusi pesema ei oleks nõus minema? No esimesel kohtingul võib jääda vastassugupoolele mulje, et tegu on veidi veidra inimesega. Ei ole. Aga siiski, kui see oleks ainuke võimalus, ma arvan, et ma kasutaksin seda. Ei tühja sellest, käärid käised üles ja muudad asja humoorikaks ja ütled tüdrukule ka, et kuule, nüüd lähme kööki. Üks osa õhtust näiteks. Et nüüd lähme kööki nõusi pesema, et see oligi minu täna õhtune üllatus näiteks. Nii. Ja noormees number 1? No esiteks sellist olukorda kindlasti ei tekiks minul, aga lihtsalt, et küsimusele vastata, siis ma arvan, et ma oleksin piisavalt julge, et ka tüdrukule ausalt ära öelda, et selline olukord on juhtunud. Aga kui ka seda omavahel nagu lahendust ei saa, siis kindlasti sõbrale helistada, et leiab mõne hea sõbra, kes tuleb kiiresti appi. Tore, aga põhiline oli see, et temaga sellist asja kunagi ei juhtu. Panid tähele? Panin. Äge. Ja minu viimane küsimus siis. Oletame, et kuri nõid on mu ära nõidunud ning ma palun sul valida, et kas nõidus, milleks on olla kõige õõvastavam olevus maailmas, töötaks päevasel ajal, mil kõik inimesed mind näeksid või öösel, mil vaid sina minuga koos oleksid. Et kuidas vastaksid? Noormees number 1. Oi, see on nüüd keeruline küsimus. Aga ma arvan, et ma valiksin, et see nõidus toimub siiski vaid öisel ajal. Et oli niipidi, et siis sa oled nõiutud, eks? Jah, siis ma olen õõvastav. Peletis. Päeval on sinul siis lihtsam ja päeval olen ka mina sinuga koos, et see ei mõjutaks miskit. Okei, ja öösel oled
koletisega nõus voodit jagama? no aga miks mitte? Karvane, suurte kihvadega, haisev, limane. Ekstreemsed olukorrad. Meeldivad sulle? Yes. Ekstreemne seks meeldib talle. Väga huvitav. Järgmine. Noormees number 3. Et jah, samamoodi vastaks nagu noormees number 1, et õhtuti oleks see nõidus peal nii-öelda. Oli see ikka niipidi, jah? See oli nii keeruline küsimus. See oli tõesti nüüd keeruline, pidin mõttega järele tulema, et saada aru küsimusest. Ühesõnaga, et mingil hetkel ta muutuks nagu koletiseks, aga kas pigem siis päeval või öösel? Või õhtul või hommik? No pigem ikka öösel, kuna päeval on, no öösel on ka tegevust, aga päeval on ka rohkem tegevust. Selles suhtes, et saab siin teistele näidata, nii et... Aga see on nii oluline teistele näitamine, et sul on ilus pruut. Kusjuures tegelikult ei ole, aga... Aga mis sa patrad siis? Aga ma arvan, et neiul võib olla küll. Mõtle, kui sul oleks öösel voodis maailma kauneim naine. Tühjasest päevast, mida teised mõtlevad. Jaa. Paneb mõtlema. Tõesti väga huvitav küsimus. Jaa, nii. Ja noormees number 2. Ja mind on nüüd kõige raskemasse olukorda pandud sellega seoses, et ma olen viimane ja sellised head vastused on ära öeldud, aga jah, päevasel ajal siiski võib-olla eelistaksin ka samamoodi, et sisu seda nõidust ei ole. Et käia kuskil, teha mida iganes öösel kodus, siis pimedas keegi ei näe. Sa võid öösel mingid silmaklapid panna. Ja näiteks, ja kõrvatropid, silmaklapid ja küll ma siis ära kannatan. Paberkott pähe. Ja kindad kätte ja siis kujutada endale ette Angelina Jolie'd voodis. Just. Muidugi talvisel perioodil siis võib olla see vastupidi ka, et öösel on printsess, sest päevad on lühemad. Väga nutikas. Talvel on nagu nii pime. Keegi ei näe. Kapuutsi võib ka pähe tõmmata. Jaa. Nii, kas nüüd on kõik küsimused või? Viimane, kõige keerulisem. Oli kõige huvitavam. Ja, tegelikult sellel on nii-öelda õige vastus ka. Et ma palusin küll noormehel valida, aga kui noormees oleks andnud mulle valikuvabaduse, siis oleks nõidus kadunud. See oli muinasjutt, poisid. See oli muinasjutt, jah. Vau, isegi mina ei oleks selle peale tulnud. Okei, poisid, aga võtke nüüd kätte oma ümbrikud, kus on see kõige olulisem asi sees. Romantiline õhtusöök, mõnus spa-nädalavahetus või reis soojale maale, millest me kõik praegu unistame. Aga kas sa oled oma valiku teinud? Jah. Oli see raske? Ei olnud. Peaaegu, natukene. Kas sa tegid hääle põhjal või naeru või vastuste põhjal oma otsuse? Hääle ja vastuse, et sümbioos. Sümbioos. Kui ilus sõna. Aga palun, kes on see poiss? Ütle number. Noormees number 3. Number 3. Juhuu! Aga enne, kui sa oma südamesõpra, võib-olla oma tulevast kaasat näed, enne tuleb sul üle vaadata ka need, kes seekord kahjuks valimata jäi. Ehk siis, keda sa sooviksid kõige esmalt näha? Noormees number 1. Number 1. Esimesest. Tervist! Tervist! Vau, kui pikk daam ja vaata, kui pikk noormees, oleks sobinud päris hästi. Aga näita. No vaatame. Pärnu Hedon spa. Spaasse ei lähe. Kahjuks spaasse ei lähe, jah. Kas sa armastad spaas käia? Ausalt öeldes ega ei ole väga fänn. Ei olegi? Ei ole. Siis ei ole ka pisarat silmas. Seekord mitte. Okei, aga aitäh sulle ja kõike parimat. Nii, järgmine mitte valitu. Juhu! Tere! Tervist! Siin oleks küll nüüd, jah. Noormees pidanud vist kontsad alla panema. Egiptus. Millal sa viimati Egiptuses käisid? Ei ole käinud. No vot, nüüd siis. Oleks tore reis olnud. Oled sina Egiptuses käinud? Jaa. On tore olnud? On.
aga kahjuks mitte seekord. Aitäh sulle. Aitäh. Kõike head. Aga nüüd noormees, palun tule teisele poole seina ja sina seisa ka siia hästi tihedalt, natukene ettepoole. Nii. Ja nüüd tuleb see kõige põnevam hetk. Sein liigub aeglaselt ära. Eest ära ja sa näed oma tulevast silmarõõmu. Sama kõik, keda ma paaris nägin. Nii. Aga avage ümbrik, palun. Käed värisevad. Kalli, tutvused Argentina restoran. Kas see sobib? Ikka. Emmelge, kallistage, musitage. Aga armsad televaatajad, meie kohtume teiega juba järgmisel laupäeval. Kõike mõnusat teile. Tšau!